Tere, mina olen Sander. On käes september ja lisaks koolidele on alanud ka iPhone'ide hooaeg. Uurime lähemalt, mida iPhone 7 ja 7 Plus endast kujutavad ja kas see on ka väärt uuendus iPhone'idele. Vaatame lähemalt. Apple on iPhone'idega seni käinud väga traditsioonilist uuendust jada. Igal paaris aastal tuues välja uue disaini ja igal paaritul aastal tuues välja täiesti uue sisuga telefoni. Seekord on aga seda müüti muutunud. Nimelt see telefon, mida ma teile näitasin, oli tegelikult väike tüng, see on hoopis iPhone 6s Plus ja iPhone 7 näeb välja hoopis selline. Välimiselt tunduvad need väga sarnased telefonid ja need ongi juba iPhone 6-st, 6 Plusist, 6S-ist, 6S Plusist ja nüüd ka iPhone 7 ja 7 Plus näevad nad välja väga sarnased. Ainus viis neid eristada asub nende tagaküljel. Küll aga on muutunud täielikult iPhone 7 ja 7 Plusi sisu ja operatsioonisüsteem iOS 10. Võtame kõigepealt iPhone 7 Plusi karbist välja, võrdleme seda iPhone 7-ga, vaatame disaini riistvara poolt kui ka operatsioonisüsteemi iOS 10 ning teeme järeldused, millised on need vajakajäämised ja millised on läbimurded selle telefoni juures ja kas ka sina peaksid uuendama oma praeguselt telefonilt iPhone 7 peale. iPhone 7 ja 7 Plusi karbist väljavõtmine on väga sarnane kogemus iPhone 6 ja 6S-ile taaskord. Tuleb see sellises valges karbis välja arvatud teemant must versioon, mis tuleb mustas karbis. Karbis on kaasas loomulikult dokumentatsioon, kleepsud, telefon ise, muidugi kõige olulisem, aga erilisena see aasta on kaasas hoopis tavaliste 3,5 mm kõrvaklapi ühendusega, analoogühenduse asemel hoopis Lightning ühendusega kõrvaklapid ning ka üleminek Lightning ühenduselt 3,5 mm analoog kõrvaklappide ühendusele ning traditsiooniliselt laadimiskaabel ja ka adapter vastavalt selle riigile, kus sa parasjagu asud. Ka värvivalik iPhone 7 ja 7 Plusi juures on väga tuttav iPhone 6 ja 6S ajast. Nimelt on saadaval sarnaselt see hõbedases, kuldses, roosakuldses versioonis. Muutunud on Space Black, mis on nüüd muutunud mattmustaks versiooniks, mis on minu isiklik lemmik ja lisandunud on ka teemat must ehk Jet Black versioon. Viimased kaks on ka kõige populaarsemad ja on välja müünud nii mõlemas suuruses nii 7 kui 7 Plusi versioonis üle maailma. Välisel vaatlusel on veel muutunud ka need antennijooned, mis iPhone 6 puhul olid märksa rohkem ja 6S puhul märksa rohkem nähtavad, kui need on iPhone 7 ja 7 Plusi juures, eriti mattmusta versiooni juures, kus need antennijooni pole peaaegu et üldse näha. Liikudes telefoni sisu juurde on muutunud päris palju. Esiteks on telefonil olemas täiesti uus ekraan, mis on 25% heledam kui see oli iPhone 6S puhul. Ja samamoodi on alles jäänud 3D Touch funktsioon, nagu see oli juba 6S puhul ka 7 juures, mis on toonud juurde mitmeid arendajaid, kes nüüd seda rohkem implementeerivad, kuna ka kasutajate arv on palju suurem. Üks suuremaid muutuseid sisuliselt on ka protsessorid, mida on eelmise 2 tuuma asemel nüüd 4 tuuma ehk 2 korda rohkem. See teeb ka iPhone 7 võrreldes iPhone 6-ga 2 korda kiiremaks telefoniks. Nendest 2 tuuma, üks, mis on high performance, kõrge tootlikkusega ja 2 tükki, mis on madalama energiavõtuga, mida kasutatakse juhul, kui ei ole suurt võimekust telefonil vaja, et säästa akut. Lisaks sellele on lisandunud ka RAM ehk siis vahemälu, mida varasema 2 giga asemel on nüüd iPhone 7-s 3 giga. Lisaks protsessorile iPhone 7 juures on muutunud ka kodunupp. Nimelt kodunupp on muutunud sellisest füüsilisest klikkivast nupust hoopis survetundlikuks nupuks, mille juures tegelikult telefon üldse ei liigu. See on väga sarnane kasutajakogemus, kui te olete kasutanud uusi iMac'e, kus see touchpad, mis kaasas on, ka tegelikult ei liigu, aga justkui selle Taptic Engine'iga, mis seal sees on, ehk siis selline magneetiline võnget tekitav mootor, jätab sul justkui tunde, nagu sa vajutaksid ja nagu see plaat liiguks, kui tegelikult see seisab paigal. Ja sama tunne on ka sellel telefoni juures. Küll aga sulle tundub, et tegelikult liigub palju rohkem suurem ala kui see nupp, aga ma ei usu, et see saab ühelgi kasutajal olevaks häirivaks asjaoluks. Pigem võimaldab see lihtsalt luua uut funktsionaalsust telefonile ja äpi arendajatele. Enim kõneainud tekutav muutus iPhone juures asub aga iPhone'i all ja on see nimelt kõrvaklapi ehk siis 3,5 mm audioväljundi kadumine. Räägime sellest lähemalt. Apple tegi seda selleks, kuna nad ütlesid, et nad usuvad, et tulevik on juhtmevaba. Ja nad on teinud seda ka varem. Kui minna tagasi aastasse 1997, siis nad kaotasid ära oma arvutitest floppy diski ja asendasid selle CD-ROM-iga. Lisaks sellele kaotasid nad arvutitel ära igasugused erilised pordid nii printerite kui erinevate väliste seadmete jaoks ja asendasid need USB-ga, mis oli igati õige lüke, sest et kuni 2000. aastateni kuni siiamaani on USB üks põhistandardeid erinevate seadmetega ühendumisel. Nad tegid sarnase muutuse 2009. aastal, kui nad loobusid iMac'ide juures ka CD ja DVD-ROM-idest.
mina ei mäletagi viimast korda, kui ma oma arvutisse CD-d või DVD-d oleks sisse pannud. Lisaks sellele nad kaotasid samal ajal ka võrgukaabli võimaluse. Samuti, millal oli viimane kord, kui ma võrgukaabli oma arvutiga ühendasin, ma ei mäleta, sest et kõik käib läbi üle Wi-Fi võrgu. Nad on nüüd tegemas seda sama ka telefoni juures ja nad näevad, et aeg on küps ja ökosüsteem on valmimas selleks, et meil kaovad ära need analoogsed ühendused nii oma kõlarite kui kõrvaklappidega ühendamiseks. Kui aus olla, siis minu jaoks ei ole see nii suur muudatus. Nimelt oleme juba ilmselt circa 2 aasta jooksul olnud juhtmevaba läbi Bluetoothi kasutanud oma kõrvaklappe nii väikseid kui suuri kõrvaklappe reisimisel ja ei ole tulnud kunagi vajadust ühendada neid juhtme, kuna see on teinud minu elu palju vabamaks ja lihtsamaks, eriti kui ma olen liikumas, sportimas ja nii edasi. Jah, see ei ole olnud kõige parem kogemus, sellepärast et kui ma ühendan Bluetoothi oma telefoniga, ma pean selle lahti ühendama telefonist, et ühendada uuesti arvutiga, see jaoks lihtsam, kui ma lihtsalt kaabli vahetan ära. Ja lisaks sellele aku kestusaeg on olnud kuskil 3 ja 10 tunni vahel, sõltuvalt selliseid, milliseid klappe ma kasutan. Küll aga on see teinud minu elu palju mugavamaks. Apple on ka aru saanud, et need probleemid eksisteerivad ja on toonud välja mitmed lahendused. Nimelt on pannud oma 2 W1 chipi oma uutesse kõrvaklappidesse, mis tulevad välja AirPodi, mis on täiesti juhtmevabad kõrvaklapid, kus ka sünkroniseerimine parema ja vasaku kõrvaklapi vahel toimub läbi õhu. Lisaks sellele nad pakkumas seda ka oma Beatsi tooretes, ehk siis sul on võimalik ühe nupuvajutusega ühendada ühte seadmesse, mis automaatselt ühendab sinu Bluetooth kõrvaklapid ka kõikide teiste seadmetega, kui sul on lauaarvuti, iPad või sülearvuti MacBook näiteks. Lisaks sellele aitab see W1 chip kaasa ka aku kestvusajale. Nimelt enamus kõrvaklapid kestavad kuskil 8 tundi ja enam, kuni lausa 18 tundi Beatsi seadmete puhul, mis tegelikult kaotab ära need probleemid, mis mul endal näiteks on olnud Bluetoothi kõrvaklappe kasutades. Apple on püüdnud selle vahetuse teha ka võimalikult valutuks, pannes karpi kaasa selle 3,5 mm Lightning kaabli ülemineku, kus sa saad endiselt kasutada oma vanu kõrvaklappe lihtsalt ühendades siia sellise ülemineku ja saad need nüüd otse telefoni ühendada. Ja lisaks sellele nad kaasa pannud ka need samad AirPod kõrvaklapid, mis alati on kaasas olnud, nüüd aga küll teise otsikuga, et sul oleks võimalik need võimalikult lihtsalt kasutusele võtta, ilma et sa peaksid minema ostma mul uusi kõrvaklappe spetsiaalselt uuele telefoni. Ehk mina toetan igati liikumaks edasi analoogselt standardi, mis 60-ndatel loodi digitaalsele standardile, mis tagab meile lõppkokkuvõttes parema kasutajakogemuse ja ka kvaliteetsema heli. Küll aga läheb aega, kuni see kõik integreeritakse meie ümber olevatesse audioseadmetesse ja ma saan aru, et enamus inimestele võib see olla tõesti suur samm või drastiline samm, mis tegelikult tagasi vaadates 5 aasta pärast tundub väike asi, mis oli väga loogiline samm teha. Kõrvaklapi augu kadumisel on Apple aga lubanud selle tõttu palju uuendusi telefoni tuua. Esimene neist on see, et nad väitsid, et nad nüüd suudavad mahutada telefoni sisse ka stereo heli, mis tähendab seda, et see, mis tavaliselt toimis telefoni kuularina, mis iPhone 6S puhul on palju väiksem ala, on iPhone 7 puhul palju suurem ja töötab nüüd ka kõlarina. Ehk siis, kui sa vaatad videot, sul on nüüd olemas altkõlar, mis kõlab parem kanal ja vasak kanal, ükskõik kuida pidi sa vaatad, kus tuleb mõlemast heli, mis teeb selle heli 2 korda valjemaks ja võimaldab sul kuulata mõlemat nii paremat kui vasakut kanalit. Lisaks sellele nad väitsid, et nüüd nad saavad tuua välja ka märksa lihtsamalt veekindluse telefoni juurde või siis pritsmekindluse. IP67 standardile vastavalt võib see telefon olla pool tundi 1 meetri sügavuses vees ja tõesti see on hea viis, kui sul kogemata peaks telefon kukkuma maha õues, kus vihma sajab või kasutad telefoni vihma käes või kukub telefon lumme, mis iganes juhul sa tead, et see telefon ei saa vedeliku kahjustust kohe esimese poole tunni jooksul. See on suur samm edasi ja paljud teised tööstuses juba on seda ammu teinud, nagu näiteks Samsung. Kõrvaklapi augu kadumisega on nad suutnud siia panna ka natuke suurema mahutavusega aku, kui see oli iPhone 6S ja 6S Plussi juures. Nimelt kestab aku kestusaega nüüd circa tund aega kauem ekraani aega mõlema mudeli puhul, kui see oli varem. Üks suurimaid uuendusi aga kõrvaklapi augu kadumisel on kindlasti kaamera. Nimelt on nad suutnud nüüd ruumi juurde tekkimisel panna iPhone 7 sisse optilise stabilisaatoriga kaamera ja iPhone 7 Plussi juures panna isegi sisse lausa 2 kaamerat. Üks lainurk, mis on optiliselt stabiliseeritud, mis on 28 mm vaateväljaga ja teine, mis on 56 mm ehk siis 2
kahekordse zoomiga, on ilma optilise stabilisaatoriga, teine kaamera siin kõrval, mõlemad on 12 megapikslised ja esimest korda nutitelefonis iPhone'is on võimalik sul teha pilte ilma, et sa kaotaksid kvaliteedis ka sisse zoomides. Kaamera juures on muutunud ka see, et on nüüd võimalik panna suurema avaga optiline kaamera siia ette, nimelt 2,2 ava juures on nüüd hoopis 1,8 avaga, mis teeb sulle palju rohkem valgust võimalik sisse lasta, kui sa teed pilte pimedas või siis hämarates oludes, et saada sellegi poolest kvaliteetne pilt. Lisaks sellele on muutunud ka eeskaamera, nimelt varasema 5 megapikslise kaamera asemel on nüüd 7 megapiksline kaamera, mis on ka suur erinevus võrreldes konkurentide ees, eriti need inimesed, kes teevad palju selfisi või siis kasutavad telefoni ka erinevate videokõnede tegemiseks. Viimane väike muudatus kaamera juures on see välk, mis asub siin taga, mis on 2 LED-i asemel True Tone, mida nad kutsuvad, siis 2 erineva värviga LED-välgu asemel, on nüüd siin hoopis 4 LED-välku, mis teeb sellest võimsama välgu ja ka ühtlasema välgu. Vaatame lähemalt, aga kuidas need kaamerad tegelikult päriselus vastu peavad, võrdleme iPhone 6, 6S ja 7 ning vahepeal panen juurde veel mõned Note 7 Samsungiga tehtud pildid teile võrdluseks. Kõigepealt võrdleme Galaxy Note 7 ja iPhone 7 puhul üldist värvide tonaalsust ja teravust. Nagu sa näed, siis Galaxy Note 7 värvid siin pildil on märksa soojemad ja üle keeratud kui iPhone 7 Plusi värvid märksa naturaalsemad sellele keskkonnale. Kui aga zoomides sisse äärealadesse, siis Galaxy Note 7 optiline teravus äärtes on peaaegu täiesti olematu ja neid kivide vahesi pole võimalik eristada, kui iPhone 7 Plusil on see veel täiesti olemas. Kui aga vaadata teravaid osa, siis Galaxy Note 7 teravus on täiesti üle keeratud ja tekivad sellised teravad ääred objektidele, mida iPhone 7 Plusi juures ei teki. Sama soojade värvide ülekeeramine on näha ka, kui portreest pilti teha, kuidas üks nägu on kergelt kollakas ja ülekeeratud soojad värvid, kui iPhone'i puhul on need täiesti naturaalsed nahatoonid, mida ma ise eelistan. iPhone 7 Plusi juures on tulemas ka varsti tarkvaraline uuendus, millega 2 kaameraga kaamera võimaldab tunnetada pildi sügavust ja tekitada ka see udustatud taust, mida väga paljud tahavad oma telefoniga teha, aga mis ei ole võimalik, kuna ei ole piisavalt suur sensor või piisavalt suure avaga objektiiv, mis suurtel kaameratel on tuntud. Liikudes edasi selle 2 kaamera funktsiooni juurde, nagu sa näed, siis mõlemad pildid nii Note 7 kui iPhone 7 Plusi juures on väga teravad ka siin siseruumidest tehtuna. Küll aga kui sa zoomid sisse, siis Note'i puhul on see digitaalne zoom, ehk siis kogu see tekst kaob ära ja toodete teravus kaob ära, nagu näiteks need õmblused sellel kotil, aga ka iPhone 7 Plusi juures on need detailid kõik veel alles ja see on see, kus see ka 2 kaamera funktsioon täna kasuks tuleb. Ekstreemsetes oludes pilti tehes on oluline mõnikord kasutada ka välku. Galaxy Note 7 puhul, nagu sa näed, see välk on sinine ja kaotab ära kogu ruumivalguse, kui iPhone 7 Plusi juures on see väga naturaalne, nahatoonid säilivad ja ka ruumivalgus säilib. Ekstreemsetes oludes jätkates tihti tuleb teha ka pimedast pilte, nagu sa näed, siin on kõige suurem vahe iPhone 6, 6S Plusi, 7 Plusi ja Galaxy Note 7 vahel. iPhone 7 Plus ja Galaxy Note 7 teevad mõlemad väga hea pildi pimedas ja ma ütleks isegi, et Note 7 siinkohal teeb seda paremini kui iPhone 7 Plus, kuigi see vahe on väga marginaalne. Oskaja käega ja hea valguse juures on võimalik kõikide nende kaameratega teha väga hea pilt. Kõik sõltub sellest, milline on sinu maitse värvide suhtes ja teravuse suhtes. Kui sa tahad näha rohkem pilte ja teste, siis vaatasin video all olevat linki, kus on näha rohkem täissuuruses pilte ja saad ise võrrelda ja teha oma otsuse, milline kaamera sulle enim meeldib. Lisaks riistvaraliste uuendustele, mis iPhone 7 juures on tulnud, on väga oluline ka operatsioonisüsteem ja tarkvara ehk eriti see, kuidas need koos omavahel töötavad. Vaata siia lingile klikkides minu ülevaated iOS 10 ja kõige olulisematest uuendustest, mis sellega kaasa tulid, et muuta sinu kasutajakogemus palju paremaks. Sest see on just see, mis eristab head telefoni keskpärasest telefonist. Ma tean, et paljud teist seda vaadates ütlevad, et hei, kõik see, mida sa oled rääkinud nii riistvaraliste kui tarkvaraliste uuenduste koha peal, on juba ammu olnud olemas nii Samsungi kui LG kui kõikide teiste tootjate telefonides. Jah, ma olen sellega nõus, aga telefon siiski on üks pakett koos. Samsungi Note 7, mida ma nüüd olen kasutanud üle 6 aja oma põhitelefonina, on teinud tõesti väga head tööd. Neil on suurem ekraan, väiksema gabariidi juures, nad on veekindel, neil on suurem aku, rohkem võimekam protsessor, rohkem vahemälu, peaaegu sama hea kaamera kui iPhone 7, väga sarnane selle tasemelt, veel parem ekraan, kus on rohkem piksleid ja eredam ekraan, aga selle paketi juures on nii mitmeidki muresid, mis on tarkvaraga seostumine, mitmeidki nüansid, kus ei teki sellist holistilist kogemust. Selle kohta mul ka muide eraldi video, mis on tänaseks küll juba 1,5 aastat vana, aga te võite seda vaadata siin, kus ma tegin iOS-i ja Androidi võrdlusest video ja kus ma räägin nende 2 platvormi erinevustest rohkem. Küll aga ma näen, et kui oleks olemas Samsungi riistvaral põhinev iPhone, siis see oleks väga võimekas telefon.
kui välja arvata see, et need akud plahvatavad või akud paisuvad ja hakkavad sulama. Kokkuvõtvalt, kas sa peaksid siis uuendama oma telefoni iPhone 7 või 7 Plussi peale? Kui Apple oleks uuendanud selle juures ka disaini, siis minu vastus oleks olnud suhteliselt kindlalt jah. Küll aga tänasel hetkel ei ole nad seda teinud ja see on justkui vahesamm näitamaks, milline saab olema tuleviku iPhone järgmisel aastal uuendatud disainiga. Telefonid, kus ei ole nuppe, vaid on justkui tunne, et me vajutaksime nupule. Telefonid, mis on täiesti juhtmevabad ja töötavad juhtmevabalt kõikide meie seadmetega, kuhu mahub sisse väga hea optilise stabilisaatoriga kaamera ja kus meil on ka optilise zoomiga kaamera. Telefon, kuhu on sisse ehitatud suuremad kõlarid, et saada videosi vaadata või muusikat kuulata kõvema heliga. Telefonid, kus on erkamad ekraanid ja kõik muud sarnased. Ehk see pakett sees on täiesti uus, aga see välimus on vägagi nii-öelda vana telefoni moodi ja iPhone 6 ja 6S moodi, mis ei ole kuskiltki otsest halb, aga nii mitmedki ootasid disaini uuendust, et teha see samm ja osta omale uus telefon. Suured tänud vaatamas seda iPhone 7 ülevaate videot. Anna märku siin küsimustikus, mis sina arvad, kas see oli väärt uuendus iPhone'idele? Ja kui sa tahad näha rohkem minu videosi, siis palun subscribe'i siia kanalisse, siia kanali all, like'i seda videot ja pane kommentaaridesse ka oma mõtted, mis sina arvad, kui sul on olnud võimalus iPhone 7 juba käes hoida ja kasutada. Tänud veel kord ja loodan sind näha järgmine kord.